Kaarsillale ja Kaarsilda pidi. Seal on Pläsku, Atlantis, nüüd Roosi tänavale siit. Nüüd Emajõe põhjakallas. Ja nüüd paremale keele. Tuglase monument. Ees on torn ühiselamu. Ja nüüd see on see Roosi tänava kuulus uus promenaad, mis viib umbes 3 nädalat tagasi avatud Eesti Rahva Muuseumi ette. Raeplatsilt muuseumi ette pidi olema umbes 2 kilomeetrit. Eri andmetel olevat selle promenaadi tegemine, mis võttis veidi üle aasta, läinud maksma siis 1,1 või 2,6 miljonit eurot. 1,1 leidsin Postimehest ja 2,6 miljonit teatas Maaleht. Mina ei ole siin kohtumõistja, kellel on õigus ja kui palju tegelikult läks. Seda enam, et nüüd tuleb valmistuda selle raja kõige raskema tõusu võtmiseks. Selleks siis kõigepealt paremale asfaldile. Ristumine Jaama tänavaga. Ootab Puiestee tänav. Kiiruse piirang. Palju võrdseid ristlikke ja samavaid politseinikke. See nukku ära võtta, siis hakkaks vist ERM paistma. Siin vasakul olid vanasti mingid jõled barakid ja jubedused. See on kõik maha tõmmatud ja tehtud haljasala. Paremal on huvitavad Nõukogude sõjale vanad mingid ehitised. Need on täitsa omanäolised. Vasakul on siis see promenaad. 3,5 meetrit pidi olema lai. Aga ma teen hoopis põike paremale. Vaat milline tee. Need lauad lakiga katmata näist, mis siis kevadeks saab. Jääb neist ka midagi üldse alles. Nii, kaua on ja kui üks kord ära kõdunud pädale prostetab ümber kukub, siis aitab küll. Nii ees ongi Eesti Rahva Muuseum.
seal on parkla. Pühapäevane päev täna. Sõidame ERMi alt läbi. Teisel pool ka veel ERMi alt läbi, et oleks ikkagi igast küljest ülevaade. Selle tee võiks kõik ära asfalteerida, oleks parem küpe. ERMi eest tagasi mööda siis plaaditud promenaadi linna sõit. Sinna jääb siis see lautee. Laskumine mööda Rootsi tänavat. Ootu, kus sa tuled nii ette? Matkus tahtis rammida, aga ei läinud läbi. Väga hea roheline tsükkel ette ja minek. Peatee pidurdis. Kahju, et siit ei saa päris hea hooga alla tulla.